No nii, tere hommikust ja päevast tegelikult juba. Olen siin väikesel jalutuskäigul Võnnu kalmistul. Avastasin, et siin on püramiid, tornpüramiid. Huvitav. Ma teangi, et eestlased ehitavad püramiide, ehitasid kunagi. Võib-olla see on Balti-Saksa püramiid ka, ma ei tea. Ja siin on selline sammaldunud ja rohtunud telliskividest tehtud püramiid. Ilus kevadilm. Väikesed lumelaigud ja väiksed jäälaigud on veel näha, aga rohkem nagu midagi ei ole. Mõnus jalutada. Hakkasin ükskord mõtlema, et inflatsioon on äkki välja mõeldis, et see äkki pole olemas, et lihtsalt räägitakse, et on olemas, aga tegelikult ei ole, sest 2 aastat tagasi, kui ma tahtsin mõnele sõbrale helistada välismaale, siis olid ka telefoniarved meeletud, praegu räägid nendega tasuta, näed neid ka Zoomis näiteks. Riided praegu ostad oksjonitelt, ma ei tea, 10 sendi eest, kui tahad kasvatada uusi riideid. Siis tööd saad internetist 2 minutiga. Välkmaksed tehakse ka nagu hetkega. Kui võtad selle ettevõtluskonto, siis maksuametile läheb ka, robot teeb kohe makse ära. Et nagu, ma ei tea. Ma ei saa üldse aru nagu, kus see inflatsioon on. Ma saan aru, et jah, toiduainetel on inflatsioon näiteks. Aga ma mõtlen, et 1 + 1 on 2 ja 2 + 0 on 2, nii et 2 aastat tagasi niimoodi, ma käisin kott seljas ka reisimas ja ma tean, palju hotellid maksid ja praegu maksavad nad vähem. Mis tähendab seda, et kui ma oleks näiteks hotellide jaoks kogunud 2 aastat tagasi sularaha kuskil ka säärde, siis poleks inflatsioon seda raha ära söönud. Vastupidi, mul oleks rohkem raha. Tootlus oleks, täiesti tootlus oleks. Nii et mulle tundub, et inflatsioon on välja mõeldud. Üldinflatsioon. Mingi sektorite inflatsioon on kindlasti olemas, jah. Kohvi hinda parem mitte vaadata. Kuigi ma vaatasin, et oliiviõli hind on pisides hakanud jälle langema, aga mitte nii kiiresti kui Lõuna-Euroopas, nii et meie kaupmehed on natukene võib-olla salakala vaadata. Nii. See oli siis nüüd Võnnu kalmistu. Päris armas kohake.